See on Iraani sõja 39. päev. Ma olen sellel teemal praeguseks rääkinud tunduvalt rohkem kui 100 000 sõna. Ometi ei ole me pikemalt arutanud ühtegi relvarünnakut, mille on toime pannud riigivälised toimijad. Iraani sees ei ole ükski relvarühm avanud sõjas sissirindeid. Meie teada ei ole ka ükski relvarühm valitsust rünnanud. Midagi sarnast toimub ka väljaspool Iraani, millest me täna räägimegi. Ükski relvarühm ei ole Ameerika Ühendriike rünnanud. Kõige rohkem, mida me oleme täheldanud, on mõned üksiküritajate juhtumid, mis on sageli Iraaniga lõdvalt seotud. Need on muret tekitavad, jah, kuid mitte samal tasemel kui midagi, mida korraldab võrgustik mitme rakuga. Iraagis oli üks šiitide rühmitus, kes röövis Ameerika ajakirjaniku nimega Shelley Kittleson, kuid see tundub protsessist eraldiseisvana ja on vastavalt sellele saanud suhteliselt vähe meediakajastust. Tegelikult on kõige lähemad näited tõelisest tegevusest mingilt relvarühmituselt see, kui Iisrael avab rinde Hezbollah vastu, Jeemeni Huthid püüavad maailmale meenutada, et nad on endiselt olemas ja potentsiaalne uus rühmitus ründab erinevaid Euroopa riike. Hezbollah tegevus ei lähe tegelikult arvesse, sest see oli juba käimas Iraani sõja alguse ajal. Huthide tegevus võttis aega, et esile kerkida ja on olnud üsna tagasihoidlik. Ja Euroopa on Euroopa, mis teeb olukorra veelgi kummalisemaks, arvestades, et kontinent püüab sõjast eemale hoida. Kui igal pool on viha, võib tõsisema reaktsiooni puudumine Atlandi Trumpi poolsel kaldal tulla mõnevõrra üllatusena. Ja, Araabia valitsused ei paista sõda lõpetamisega kiirustavat. Ja nendes riikides on avalikku arvamust raske hinnata, kuid piirkonnas on palju tavalisi kodanikke, kes on Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli peale vihased. Ja leegi ei ole probleemi tekitamiseks vaja enamikku, piisab vaid väga motiveeritud vähestest. Selles kontekstis võite meenutada, kuidas relvarühmitustel on perversne ärimudel. Rünnakute toimepanek suurendab nende organisatsiooni toetust nii rahalises mõttes kui ka inimressursside osas. Mõnikord tuleb see toetus valitsustelt, näiteks Iraani valitsuselt, mis arendas välja terve vastupanuliikumise telje. Ja seega, kui kasvab varjatud nõudlus poolformaalse vastupanu toetamiseks, võib oodata ka poolformaalse vastupanu kasvu. Aga enamasti valitseb seal vaikus. Nii et täna proovime selle mõistatuse lahendada, kui asja käima tõmbame, et see vaikus murda. Alustame sellest, millega hutiidid on tegelenud või millega mitte, sest sellele küsimusele on lihtsam vastata. Pärast seda liigume edasi kummalisema juhtumi juurde, mis toimub Euroopas. Seejärel käsitleme kummalist poliitilist olukorda, milles Ameerika Ühendriigid end leiavad. Ja lõpuks spekuleerin, mida Iraan sellest kõigest arvata võiks. Aga liigume nüüd hutide juurde. Vähem kui aasta tagasi pommitasid Ameerika Ühendriigid seda rühmitust, vastuseks nende rünnakutele Punases meres laevanduse vastu. No, hutid on jälle tegevuses, tulistades Iisraeli pihta rakette ja ähvardades sulgeda väina. Mitte see. Miks pidi mängudisainer andma meile sellel kaardil kaks olulist kitsaskohta otse kõrvuti? Kuigi praegused hutide tegevused on vastuseks Iisraeli rünnakutele Hezbollah vastu, oli Bab el-Mandabi väina varasem sulgemine vastuseks Gaza sõjale. Ja hutid tõepoolest kasvatasid oma mainet selle kampaania tulemusena. Tavaliselt oleks see koht, kus ma tooksin selle väite toetuseks mõned numbrid. Kahjuks hutid ei avalda värbamis- ega annetuste kogumise numbreid, nii et peame selle puhul lihtsalt tunnetusele lootma jääma. Kui huvi tulla tänapäeva, siis põhjus, miks hutid nii kaua midagi ette ei võtnud ja siiani pole palju teinud, on see, neil pole enam ligipääsu oma peamisele toetajale. Nad alustasid 2 kuud operatsiooni Rough Rider, sest said Iraanilt varustust juurde. Täna ei ole Iraanil aga võimalik enam samasugust toetust pakkuda. Valitsusel on käed tööd täis Ameerika Ühendriikidega. Huthidel on praegu ülimalt oluline säästa laskemoona, et heidutada Ameerika Ühendriike või Iisraeli liigsest sekkumisest. Iisraeli pihta lastud raketid tõid Huthid taas tähelepanu keskpunkti. See on praegu hea näide. Aga oleks üllatav, kui seal midagi enamat juhtuks. Aga tõesti, sellel oleks tõsised tagajärjed. Kui Hormuzi väin on blokeeritud, suunab Saudi Araabia osa naftast torujuhtmega läände,
et see Punase mere kaudu välja vedada. Kui Bab el-Mandabi vain blokeeritakse, peaks Saudi Araabia nafta liikuma läbi Suessi kanali ja siis ümber kogu Aafrika, et midagi Aasiasse toimetada. Oi. Tegelikult annab see arutelu osalise vastuse mõistatusele, mida ülejäänud video uurib. Võib olla tõsi, et sõda on suurendanud avalikkuse toetust sellele, et sõjakad rühmitused tegutseksid. Aga kui see kasv on enam kui tasakaalustatud usaldusväärse toetuse kaotusega Iraanilt, siis on ülejäänu sisuliselt tähtsusetu ning Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on saavutanud ühe oma peamistest eesmärkidest selles konfliktis. Samas on olnud mõningaid tõsisemaid samme, kuid rühmitus on olnud aktiivne ainult Euroopas. See lugu on olnud lihtne märkamata jätta, kui elad Ameerika Ühendriikides ning sellel on olulised tagajärjed neile, kes elavad Atlandi ookeani teisel poolel. Võtame nüüd hetke ja teeme väikese ringkäigu mööda mandrit. 9. märtsil oli see sünagoog Lièges, Belgias. 13. märtsil oli see teine sünagoog Rotterdamis, Hollandis. 16. märtsil plahvatas Amsterdamis improviseeritud lõhkeseade, mis ilmselt oli suunatud BNY Melloni pihta. 23. märtsil olid selleks Londonis, Inglismaal, juudi vabatahtlike juhitud kiirabiautod. 24. märtsil süüdati Belgias Antwerpenis auto põlema. 28. märtsil nurjati Pariisis, Prantsusmaal, rünnak Bank of America harule. Kes on nende rünnakute taga? Tõenäoliselt Yeshab al-Jamin, kes on kas iga rünnaku eest vastutuse võtnud või keda kahtlustatakse nende taga olemises. See rühmitus ilmus põhimõtteliselt ei kusagilt märtsis, ilmselt soovides pingelisel hetkel avalikkuse tähelepanu püüda. Keegi ei ole tegelikult kindel, kes selle organisatsiooni taga on. Nii Iisraeli kui ka Euroopa ametnikud on väljendanud arvamust, et see võib olla lihtsalt Iraan, kes üritab end ümber kujundada nii, et seotust saaks usutavalt eitada. Lisaks ühlele, et see rühmitus üldse olemas on siin kaks olulist punkti, mida esile tõsta. Esiteks, Euroopa on peale politsei tegevuste vähe reageerinud. Modeles, mis käsitleb rünnakuid kui rahakogumiskampaaniaid, ei ole see hea strateegia. Rühmitus peab tegema kompromissi. Rünnakud toimivad reklaamina, kui neil on puudus. Need kutsuvad esile sihtmärgi vastureaktsiooni, mis võib lõpuks jätta rühmituse halvemasse olukorda. Aga kui sa suudad rünnata ilma vastuseta, saad oma perversset reklaami teha ilma tagasilöögi riskita. See muudab sihtmärgi järgmiste rünnakute jaoks veelgi atraktiivsemaks. Ma tean, et Euroopa ei pea Iraani operatsiooni enda sõjaks. See on arusaadav, arvestades, et Euroopa riigid ei alustanud seda ja Ameerika Ühendriigid vaevu konsulteerisid nendega enne selle algust. Kuid jätkuvad rünnakud Iraani poolt muudavad selle varem või hiljem Euroopa sõjaks, hoolimata eelnevast. Teiseks, need on relvastatud rünnakud Põhja-Atlandi piirkonnas. Keegi võib mingil hetkel tõstatada 5. artikli küsimuse, mis tundub olevat täiuslik kaosekirst tordil, selle aasta NATO poliitika lõbusal pühapäeval. Tagasi Ameerika Ühendriikidesse liikudes on asjad seni olnud suhteliselt vaiksed. Seni on siin võtmesõnad, sest relvarühmitused ei ole alati valmis ründama üleöö, eriti kui nad peavad oma tegevuse üles seadma Atlandi ookeani teisel poolel. Teen meeldetuletus, et Ameerika Ühendriigid radikaliseerisid mõningaid inimesi Lähis-Idas, kui nad rajasid baasid Lahesõja ajal, kuid kulus 10 aastat enne kui Ühendriigid seda tõeliselt märkasid, isegi kui see rühmitus oli vahepeal aktiivne olnud. Teisisõnu, ära tunne end liiga kindlalt lihtsalt sellepärast, et üle kuu aja pole tõsiseid vahejuhtumeid olnud. Siiski on palju lühiajalisi haavatavusi, mille pärast Ameerika Ühendriigid peavad muretsema. Iraan andis maailmale selle kohta sisuliselt tegevusjuhise, rünnates mitu korda USA saatkonda Iraagis. Kõige märkimisväärsemalt see juhtum, kus droon tiirles selle koha kohal piisavalt kaua, et anda kõigile internetis suurepärane ülevaade kogu territooriumist. Hea meeles, et Iraak peaks olema rohkem kindlustatud kui enamik kohti, nii et kui see on seal võimalik, on see võimalik peaaegu igal pool. Oleme juba pikalt arutanud kõiki turvariske, mis on kohe Mehhiko piiri taga, nii et ma ei hakka neist uuesti rääkima. Aga me peaksime vähemalt arvestama võimalusega, et Iraani valitsus jääb selles sõjas ellu ja hakkab oma varusid taastama.
Tekib küsimus, kas mõni Mehhiko kartell võiks Iraaniga aktiivselt koostööd teha, kui rahalised väljavaated on soodsad? Lisaks neile lihtsatele asjaoludele on siin ka keerulisem sisepoliitiline lugu, mida tasub uurida. 1,5 kuud oli Transpordijulgeolekuamet ilma föderaalsest rahastusest. See oli kongressi demokraatide strateegia, et püüda takistada ICE-il tavapärast ühiskondliku elu halvamast paljudes suurtes USA linnades. ICE kuulub sisejulgeolekuministeeriumi alla. Seega algatasid demokraadid osalise valitsuse tööseisaku just selles ministeeriumis. Tagajärjed olid huvitavad. TSA agendid, kes samuti kuuluvad sisejulgeolekuministeeriumi alla, jäid mitmest palgast ilma. Seejärel hakkasid nad töölt puuduma, mis tekitas lennujaamades tohutud järjekorrad. Kuule, meile kõigile meeldivad järjekorrad, aga mitte sellised järjekorrad. Samal ajal töötas ICE lihtsalt tavapäraselt edasi. Nad võivad samuti kuuluda rahastamata sisejulgeolekuministeeriumi alla, kuid varasem eelarveseadus oli neile rahastuse taganud ettenähtavaks tulevikuks. See tekitas kummalise olukorra, kus Trumpi administratsioon määras ICE agendid lennujaama turvalisuse tagamiseks appi, millel oli vähe praktilist mõju, sest nad ei ole nende tööde jaoks välja koolitatud. Olgu selge, just nii toimivad tööseisakud. Vähemuserakond sihib midagi või kõike, mis pole üldse seotud algse eesmärgiga, et sundida tegutsema just selle konkreetse küsimuse osas. Siin tähendab see uute piirangute kehtestamist ICE agentidele. Aga selle konkreetse strateegiaga kaasnes selge poliitiline risk. Praeguse seisuga paistab, et demokraadid on novembrikuiste valimiste eel väga heas positsioonis, et saada suured vahevalimiste võidud. Üks väheseid asju, mis võiks selle olukorra tõenäoliselt ümber pöörata, oleks rünnak lennundustööstuse vastu. Poliitilised reklaamid kirjutavad end sisuliselt ise. Demokraadid keelduvad TSA-d rahastamast ja nüüd on 100 inimest surnud. Ma saan aru, et sina isiklikult ei pruugi nii tunda ja pealegi võid sa lõpuks süüdistada Trumpi sellise rünnaku tingimuste loomises. Aga see reklaam ei ole sulle suunatud. See on suunatud sõltumatutele valijatele, kes tavaliselt hääletavad vabariiklaste poolt ja keda just sellised küsimused muretsema panevad. Ja see on tõhus. TSA agendid hakkasid taas palka saama 30. märtsil tänu Trumpi täitevkorraldusele, millega kohtud peavad peagi tegelema. Kuid see on endiselt kongressis arutelu teema ja ma ei ole kindel, et kongressi demokraadid mõistavad siinset riski täielikult. Lõpuks peaksime lühidalt mõtlema Iraani enda motiivile praegu rünnakuid USA kodumaal soodustada. Viimasel nädalal on meil olnud korduv teema, kuidas seda sõda peetakse peaaegu eranditult ameeriklaste rahakottides, mitte vahinguväljal. Teheraan ei taha midagi muud, kui tõsta hindu bensiinijaamades, lootuses, et ameeriklased sunnivad Trumpi Iraanist lahkuma. Seetõttu ongi kasutusele võetud mittetuumaline tuumavariant ehk Hormuzi väina sulgemine ja kõik sellega kaasnev lõbu. Praeguses olukorras kirjeldaksin seda strateegiat kui toimivat, kuid lisaksin, et toimiv ei ole sama, mis on juba toiminud ning on veel pikk tee minna, enne kui esimene muutub teiseks. Ärme räägimegi sellest, et vahepeal visatakse veel palju pomme ja võib-olla peame saama uue ülemjuhi, eeldades, et praegune üldse elus on. Minu kriipsujuku eelarve hakkab siin otsa saama, nii et ma loodan, et see saab pigem varem kui hiljem läbi. Asi on selles. Kui su strateegia liigub õiges suunas, on halb mõte hakata hoolimatult riskima. Suure varieeruvusega taktikat on targem kasutada siis, kui võimalik kahju on väiksem. Seetõttu ei pruugi Iraan praegu tahta selliseid rünnakuid julgustada. Trumpi puhul ei ole seni tekkinud lipu ümberkoondumise efekti. Nagu varem vihjati, võib ka ette kujutada, et lipu ümberkoondumise efekti ei teki isegi siis, kui USA enda territoorium peaks rünnaku alla sattuma. Aga kogu asi võib täielikult tagasilöögi anda, kui see ootus osutub valeks. Ja Iraani sõja kulg näitab, et Iraanil võib olla kasulikum valida konservatiivsem lähenemine. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Houthi tahavad lihtsalt pildil püsida, kuid ei suuda palju enamat teha. Euroopa võib olla ainus koht, kus Iraan või tema liitlasrühmitused üritavad midagi saavutada. Ameerika Ühendriikidel on mõned nõrkused, kuid Iraan mängib tulega, kui ta üritab meist mõnda ära kasutada. Rahu valitseb siin Põhikanalil
aga kui tahad kuulda minu pöörasemat versiooni sõjaplaanidest rääkimas, siis külasta Lines on Maps ekstra kanalit. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Ole tubli!